Automaks ja registreerimistasu kehtestamine viis lõppeval aastal automüügi alla. Riigil jääb saamata oodatust ligi 200 miljonit eurot vähem tulu. See kõik on omakorda aga toonud kaasa sellega seonduvate teenuste hinna muutuse. Me kõik teame, mis on muutunud automüügiturul. Võrreldes eelmise aasta detsembriga on see müük praktiliselt olematuks muutunud. Mis on toimunud aga kindlustusturul? Selgub, et lihtsalt ei olegi enam midagi kindlustada, kuna autosid ei müüda. See tähendab, et ka kindlustushind, nii kohustusliku kui ka kaskokindlustushind on oluliselt kukkunud. Eks igaüks tahab enda turuosa kasvatada, eks on, ja sellest tulenevalt jälle siis ka need soodustused ja nii-öelda ka hinnaga mängimised, eks on, kus siis kindlustusandjad soovivad endale nii-öelda seda klienti saada, kuna uut klienti ei tule või uut vara ei tule, siis üritatakse seda nii-öelda konkurendid üle tõmmata, eks on, ja selle tulemusena tegelikult kindlustushinnad oluliselt kukkunud Eestis, nii liikluskindlustushinnad kui ka kaskokindlustushinnad. Liikluskindlustuse fondi statistikat vaadates vähem küll ei kindlustata, aga hinnalangus on täheldatav. See on kõige rohkem mõjutanud vabatahtliku kindlustamise turgu. Kahjuks niimoodi on, et mina kindlustustöötana küll seda õigeks ei pea, aga paljud sõlmivad vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu ainult leasingfirma nõudmisel. Ja sealt on tõesti näha, et kuna see aasta on registreeritud vähem uusi sõidukeid, vähem liisingusõidukeid, siis on ka vähem sõidukikindlustust. Eesti autopark vananeb, selles osas oleme kohe kindlasti halvas mõttes Euroopa tipus. Meie autopargi keskmine vanus on 15 aastat. Kindlustused aga otsivad lahendust selles, et muudavad kohustusliku kindlustuspaketti atraktiivsemaks. Tegelikult on selline vana ja iganenud arusaam, et liikluskindlustus on ainult selline fikseeritud seadusest tulenev kaitse, mida peaks siis valima ainult nagu hinna põhjal, eks on ju. Tegelikult juba ammu seda nii ei ole, et ehk siis liikluskindlustusega koos on võimalik kombineerida erinevaid muid riske, katta enda auto nagu kindlustusvajadus päris laialt ära, eks on ju, ilma et sa peaksid siis sellel vanemal autol üldse seda kaskokatet otsima, eks ju. Ehk siis on toimunud see, et on tulnud väga palju paindlikkust. Formaalselt me peame selget vahet tegema. Liikluskindlustus on seadusest tulenev kohustus, mis peab olema ja sellel ei saa olla liikluskindlustuse nii-öelda lisakaitseid. See, mis sinna lisaks pakutakse, on ikkagi vabatahtlik kaskokindlustus ja iseenesest on see õige. Kui inimesel on auto, siis põhimõtteliselt igal sõiduauton näiteks peaks olema nii liikluskindlustus kui ka kogu mahus kaskokindlustus. Mis veel kindlasti puudutab autode müüka sõidukite remondi ja hooldusturgu. Tagasi on ajad, kus üritatakse ise üha rohkem ära teha. Üldiselt on ikkagi see, et see aasta on näha, et tööd on natukene vähem, et need graafikud enam nii suuresti täitunud ei ole. Et sellest järeldame ikkagi, et on inimesi, kes ikkagi lähevad mujale või lükkavad oma töid edasi. Samuti täheldatakse, et enam väga pikaks perioodiks kindlustuskaitset ei osteta. Seda tehakse pigem kvartaalselt või siis kuukaupa.